Tere, virulased ja kõik eesti keele kõnelejad. Mina olen Sulevipoeg, jah, seesama, kes koos Kalevipojaga ringi rändas, tuld ja tõrva nägi ja kord isegi ühe karupaljaste kätega kinni püüdis ja lõunaks küpsetas. Nüüd, kui taprid puhkavad, sarvikud vangis ja aeg on rahulikum, mõtlesin, no kuulge, keegi peab ju need vanad lood taas elule puhuma. Ja miks mitte podcastina, eks ole? Mis saatega siis tegu saab olema? See siin on Sulevipoja lood, minu Sulevipoja, Kalevipoja kaaslase ja praegu siis jutuvestja Pihk meie kõige vägevama vennaskonna, Kalevipoja ja tema kaaslaste seiklustele. Aga mitte lihtsalt kuivalt ja kroonikalaadselt ei taha ma seda rääkida, vaid mahlakalt ja muigega, nagu vanaisa saunalaval räägiks, rätik ümber ja kruus käes. Miks ma seda teen? Sest ausalt öeldes, kallid Virumaa pojad ja tütred, te ei tunne enam oma juuri. Kui sa küsid mõnelt tänapäeva noorelt, kes on Kalevipoeg, siis ta ütleb, kas see on mingi uus räpparve? Nagu Käärija või mis? Seega alustame algusest ja olen selleks plaaninud rääkida kõigepealt minu sõbra ja võitluskaaslase Kalevipoja isast Vana Kalevist. Kust ta pärit on, mis või kes teda Eestimaale tõi ja mis ta siin kohe tegema hakkas? Lisaks minu juttudele olen plaaninud ka intervjuusid tegelastega ja omadegi tuttavatega, kes teavad vastavatest teemadest rohkem ja keda minul oleks huvitav küsitleda ja ka teil mu kuulajad teada saada täpsemal ühest või teisest asjast tolleaksetest oludest ja kommetest. Esialgu on lubanud tulla minu ja Kalevipojagi sõber Olevipoeg, ehitusmeister ja mitmetes linnades ja maades rännanud mees, kes muuseas on ehitanud ka Lindanise, tänapäeva Tallinna eelkäija. Põhimõttelise lubaduse on andnud ka Olevipoeg, sõdalane ja üks kangemaid relvavendi meie Kalevipoja ja Olevipoja kõrval. Aga kuna ta praegugi on ametis oma muistsete sõjaliste oskuste edasiandmisega teistes maades, praegu on ta siit Eestimaalt vaadatuna lõunas, abiks taltsutamas sealsetel poegadel ja tütardel Vene karu, siis vaatame, kas õnnestub teha intervjuu online'is. Muidugi küsite teie nüüd mu armsad kuulajad-vaatajad, et kas saaks teha intervjuud Kalevipoja endaga. Aga see, nagu me teame, on veidi raskendatud. Sest Kalevipoeg on praegugi mitte puhkusel, vaid ametis kui põrguvärava valvur. Kalevipoeg istub seal kivisel lävel, sügaval allilma lävel ning valvab piiri meie ilma ja Toonela vahel. Huvitav oleks meie kangelas tänapäeval küsitleda, aga ma ei tea, mis kommunikatsioonivõimalused tal seal allmaailmas on, aga luban asja veel uurida. Soome nõial Tumsteril pidi olema asjakohast infot. Nii et alustagem koos seda rännakut läbi muistsete aegade ja lugude Kalevite maalt Kalevalast, kus kõik Kalevipoja isast Kalevist, kes tuli Põhjamaalt Põhjakotka seljas Viru randa alguse sai. Ja jõuame välja Kalevipoja ja tema kaaslaste, kelle sekka ka mina Sulevipoeg ennast pidada võin ja räägime, mis tegusid tegime ja kuidas tol ajal elati oldi. Muidugi sekka ka intervjuusid, mida vastavad tegelased praegu teevad. Nagu ütlesin, väga aktiivne on Olevipoeg, kes tegutab siin mitmete linnavalitsuste juures peamiselt ehitusalaste tegevustega ja Olevipoegi andis oma põhimõttelise lubaduse olla online'i intervjuudes külaliseks. Aga enne, kui asute ootama minu järgmist Sulevipoja lugude episoodi, tahan tutvustada teile selle podcasti sponsorit firmat Cyberplanetit. Firma Cyberplanet on Eesti firma, mis tegutseb aastast 2016 Tallinnas ning kelle peamised tegevusalad on IT-alased konsultatsioonid ja tehisintellekti juurutamisega seotud teenused. Sellegi podcasti juures kasutan mina nende teenust pidevalt ja kuigi nad palusid mul öelda, et tegu on nende meelest arvatavasti ühe parimate AI automatiseerimisteenuste pakkumisega sotsiaalmeedia ja muude IT-protsesside juures, siis usun minagi, et see võib nii olla. Igal juhul külastage meie sponsori veebilehte cyberplanet.tech.